alustab uus saade nimega Rändaja ja täna me seikleme Soomemaal. Helsingisse me sõidame Tallinkiga Megastar. Aga Megastari peal 2 tundi sõitmist, mida teha? Käia hommikus söömas tehtud. Järgmine asi, mida võiks Megastari peal teha, on kindlasti külastada Megastari peal olevat kauplust, mis kulgeb läbi 2 korruse. Lähme vaatame. Päris suur pood. Siin müüakse heast tooteid alkohoolidest kuni riieteni ja lõhnadeni välja. Hetkel viibime alkoholi osakonnas ja loomulikult müüaksegi siin ka sipsi. Ja mida veel siin laeva peal teha saab, on mängude tuba. Ja loomulikult, kui sa oled väsinud sellest ringi kõndimisest siin laeva peal, siis võid tulla ka siia mõnusasse istumispaika. Mitte ei ole päris väljasse, aga siiski on näha mõnusasti merd. Päike sillerdab, mõnus istuda. Võtad võib-olla kõrvale siia väikse kohvi või vee ja naudi vaadet. Loomulikult suurepärast ilma. Aga juba tõepärast on veel, siis me oleme juba Helsingis. Ja meil mis teevad seda juba näed saate jooksul. Ja kui sa väljas ei soovi istuda, siis tule istu lennukisse. No nii, tervist! Olemegi õnnelikult Helsingis kohal ja millega Helsingis siis liikuda? Kas kasutate tõukse või taksot, kui teil rohkem pappi on, aga loomulikult tramm. Hea mõnus liikumisvahend, aga kõige kindlam vahend siin Soomes on ikkagi jala käimine, nii et käige natukene jalaga. Natuke maad on jalutatud siit sadamast eemale ja kohe, mis esimese asjana silma jäi, on see paat siin. Liiv on, nagu näete, paadis. Hawaii party. Et selline hästi lahe laev, siin saab korraldada enda privaatpidusid. Seda saab rentida ja Facebookis leiate White Sand Boat. Ma teen lihtsalt reklaami, sest see paat on tõesti nagu äge. Et kui keegi tahab Soomes pidu korraldada, siis üks mõte juba siit teile on. Juhuu! Tervist! Tere tulemast Soome! Ja Soomes teha sellise mõnusa ilmaga nagu päiksepaistel ilm. Ennem oli selline pilvine, nüüd tuli päike välja ja tulime siia Skyfeeli juurde. Ja lähme teeme sõitu sellega. Mul on palju maksa. Mis ta maksab ka? Skyfeel. See on nagu Eestisse T1 keskuse katsuse Skyfeel, aga vist natuke turvalisem tundub olevat.
ja siin saab ka mingi selle vahuveini sõit võtta. Ja 13 eurot maksab siis täiskasvanule pluss 12 pluss maksab pilet 13 euri ja sõit kestab iseenesest 12 minutit. Tere! Ja läks peale, juba võikus. Ja teeme siis selle kiiru ära. Ja sõidame ülesse poole. Mõnus vaade jääb pidel taha. Täitsa vinks-vonks. Ja mõnus kabiin. Hõppu siin on. Kerge värin on sees. Taga on tal mitu laim. Et muidugi üksinda, et teine teisi. Vaata, see on mingi, kus teisi võtab päris äge. Aga sa maksid ka päris kõva. Kus sul võiks vaata? 2 jah sõini. Nüüd tähendab see võiks taga. Vaata, emad isegi saavad. Ja selline vaade siis Helsingile. Oppa. Kui pildi seda välimüü. Ja siin all on sama keskus. Ja me oleme päris kõrgel. Oppa. Vägev, väga äge. Soovitan tulla. Ja Sky pooli. Piisab, mis ta on. Kiitos. Hyvää päivää. Hyvää päivää. No nii, tervist, oleme siis Helsingi kesklinnas. Siin tundvasti käib elu ikka ööpäevaringselt, sest kuskilt juba oli kuulda muusikat siin restoranist. Mõelge, kui Eestis kuskil restoranis mingi lastaks muusikat. Inimesed ju vist ei läheks sinna sööma. Võib-olla lähevad, ma ei tea. Eestis jumala lõbus. Keegi kutsub platsutada sööma. Ei, noh, kõht on tühi küll, väga heal ajal kutsuvad, sest praegu on juba lõunan aeg. Ainult Skype'ilis olemegi jõudnud käia. Praegu hetkel liigume siia poodidesse. No nii, nüüd külastame Sea Life'i, see asub siin Linnamäki juures. Linnamäki on avatud sügisel ja talvise loo ja lain nädalavahetusti. Teadmiseks siis, kui reisile tulete. Sea Life'i. Siin võib mask panna. Kui tulete, siis mask panna.
ja nüüd on minek olümpiastaadioni torni. Lift on. Lift. Ikka lähme liftiga. 11 kerrosta. 11 korrust. Liftiga ülesse. Ja minek. Taas kõrgustesse. 10. 11. Seda minna. Siin torni üle ei pea kandma maski. Torni üle on tuuline. Siit saab veel üles minna. Oho, vaade on lausa 5+, võib öelda. Oho. Näitan teile ka seda imekaunist vaadet siis. Siit on merele vaade. Vau. Siit on ka merele vaade. Ja olümpiastaadion ise. Ja nüüd siin olümpiastaadionil oleme ka kohal. Saab siin mõnusasti istuda, aega veeta. Vaata, kuidas muru hooldatakse. Mõelda, et staadionil võitis Gerd Kanter medali. Ja noh, kuhu siis tagasisõidul sööma tasub tulla, on kindlasti üks ja ainus Burger King. Tule võtad siit väikse burgeri ja kriikeid ja koka ja tuju läheb palju paremaks. Hei, selleks korraks on siis siin Helsingis Soomemaal käidud. Kui sulle see video meeldis, siis pane kindlasti sellele ka like ning et sa järgmist videot maha ei magaks, pane ka sellele kanalile subscribe ning näeme juba järgmine kord.